Tema majesteet kuningas Charles on reetnud Ühendkuningriigi rahva selles jahmatavas uues paljastuses, mis on lekkinud ajakirjandusse või avalikustatud, sest tundub, et neid ei huvita, mida inimesed arvavad. Kuningas kaitseb mitmeusulist riiki monarhia muudetud määratluses. Mida see tähendab, kuulen teid küsimas. Väga lihtsalt öeldes on Inglismaa monarhia Jumala poolt kuninglikule perekonnale antud ning tema kogu ülesanne oli kaitsta Inglise väärtusi. See tähendab kristlikke väärtusi. Aga nüüd, kui Ühendkuningriigis kõik muutub, ei võta monarhia enam kindlat seisukohta kristluse kaitsmiseks, vaid on otsustanud monarhiat ümber määratleda, et kaitsta mitmeusulist rahvust, see tähendab islamiste Ühendkuningriigis. See tekitab praegu täielikku pahameelt kõikjal, kus vähegi võimalik, sest alles mõni päev tagasi rääkisime kuningas Charlesi rolli olulisusest põhiseaduse järgi kui usu kaitsja. Ja me kõik oleme mõelnud, mis toimub. Nüüd siis natuke taustainfot neile, kes ei jälgi Inglise monarhiat väga-väga tähelepanelikult. See on kuningas Charles, kes loomulikult asendas kuninganna Elizabethi pärast tema surma. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak. Koraan ütleb, et Jumal ei pane ühelegi hingele suuremat koormat, kui ta kanda suudab. Viimasel ajal on kuningas Charles käitunud viisil, mis on pannud inimesi küsima, kas sa arvad, et ta võib salaja olla moslem? Sest ta on teinud asju, mis tunduvad väga mittekristliku monarhia moodi. Näiteks kutsus ta sadu islamiste paleesse eidi tähistama. Tegelikult need inimesed, see ei olnud eid, vaid Ramadani iftar. Ta kutsus kõik need islamistid sisse, et tähistada islamit, mis paljudele Inglismaal lihtsalt ei tundu õige. Nüüd on suur küsimus. Kas monarhiat tuleks kaitsta? Kas sellel on veel mõtet? Aga paljud inimesed on tundnud, et vaadake, see on Ühendkuningriigi, põhiseaduse ja meie kristlike uskumuste kaitsja. Me vajame seda monarhiat. Aga viimasel ajal pole asi ainult selles, et ta on teinud neid veidraid asju, nagu näiteks islami tähistamine. Ta on teinud ka asju, mis tunduvad kristluse seisukohalt veidi kummalised. Näiteks jättis ta sel aastal oma traditsioonilise ülestõusmispühade sõnumi vahele, kuid oli väga õnnelik, et sai kogu oma südame ja hinge pühendada Ramadani ja islami tähistamisele. Nigerias ja üle kogu maailma saan ma ainult soovida teile ja miljonitele moslemitele meie riikides Eid Mubarak. Ja sellega seoses lubage mul tõsta klaas Nigeeria presidendi ja rahva terviseks. Naia ei jää kunagi viimaseks. Jällegi, kellelgi pole probleemi sellega, et ta tähistab Nigeeria rahvast, aga miks ta täpselt ei tähista lihavõtteid, mida ta peaks tegelikult kaitsma? Ja nüüd on meil vastus olemas, sest ta on otsustanud, et temast saab nüüd mitmeusulise riigi kaitsja uues rollis, selle asemel, et olla kristluse kaitsja. Kuningas hakkab kaitsma usuruumi mitmeusulises riigis oma ametliku rolli uue määratluse järgi. Buckingham Palace avalikustas olulise muudatuse kuninga ametlikus rollis, kui äsja avaldatud suveräänse toetuse aruandes aastateks 2025-2026 kirjeldatakse tema majesteeti kui usukaitsja usuliselt mitmekesises Suurbritannias. Kuningliku majapidamise iga-aastane finantsülevaade sisandab uut terminoloogiat, mis kujutab monarhi kui inimest, kes kaitseb usku kogu riigis. Dokumendi kohaselt on tema majesteet Inglise kiriku kõrgeim juht ja kaitseb usuruumi mitmeusulises riigis. Pea meeles, tema majesteet peaks olema Inglise kiriku kõrgeim juht, mitte mitmeusulise riigi kaitsja. See reform esindab märkimisväärset arengut selles, kuidas Palee varem kirjeldas tema majesteedi põhiseaduslikke ja vaimseid kohustusi. Eelmise aasta aruanne kirjeldas kuningat tema riigipea ülesannetes kui Inglise kiriku juhti ja usukaitsja. See tiitel pärineb kuningas Henriku valitsemisajast, kui paavst Leo andis selle talle 1521 aastal. Olgu, 1521 aastast alates on meil olnud see usukaitsja. Nüüd neile teist, kes ei ole tuttavad selle tohutu muutusega, mis Ühendkuningriigis toimus. Pärast kuninganna surma peame sellest hetkeks rääkima, sest kuninganna oli see isik, see monarh, kes esindas seda, et monarhia on olemas riigi kaitsmiseks, kuid mitte poliitiliselt sekkumiseks. See oli suur probleem, kui Meghan Markle abiellus kuningliku perekonda. Monarhia ei tohiks poliitiliselt tegutseda, see peaks seisma seal ja hoidma inimesi kindlameelsetena ning ühendatuna Jumala sõna kaudu. Aga kuningas Charles on tulnud ja ta on selle lihtsalt aknast välja visanud. Mäletad?
nii et ta istub tipus. Põhiseaduslikult on ta väga tähtis, Patrick, sest ta on ka tehniliselt. Usukaitsja. See ongi tema roll. tema roll on kaitsta kristlikku usku. See tähendab, et tema kui monarhi ülesanne on kaitsta Inglismaad teiste religioonide eest, mis üritavad võimu haarata. Ja ometi otsustab ta nüüd oma tiitlit muuta ja ütleb, ei, ma ei kavatse seda kaitsta. Ma hakkan kaitsma mitut usku. Ja, see usk on Inglise kirik. Tead, ma olen teinud palju tööd printsi fondi heaks ja olen kohtunud kuningas Charlesiga mitmel korral. Ma ei tea, mida ta teeb või ei tee selle olukorra mõjutamiseks. Kui ta oleks hea mees, loeks ta seda raportit ja mõjutaks seda õigel viisil. Ja minu arvates peaks ta rõhutama fakti, et ta on usukaitsja. Kuid tema, ma arvan, et mul on õigus öelda, eelistab, et teda kirjeldataks kui usundite kaitsjat. See on tegelikult kohutav. Ja sind ei üllata, kui kuuled, et inimesed on sellepärast tõesti väga endast väljas. Lisaks sellele, et inimesed on terve aasta olnud tema moslemi teema pärast endast väljas, pea meeles vastuolu tema ja näiteks Trumpi vahel, kes ei ole Jumala poolt määratud monarh. Ta on määratud Ameerika rahva poolt. Ja üle kogu maailma, et tähistada kogu aegade kõige ülevamat imet, meie issanda ja päästja Jeesus Kristuse ülestõusmist. See on tema ja siis on sul see mees. Aleikum. Ramadan Mubarak. Daamid ja härrad, kui moslemid üle kogu Ühendkuningriigi ja rahvaste ühenduse alustavad ettevalmistusi Eidi tähistamiseks. Õige, nii et seda me siin näeme. Nii et kuningas Charles ja ilmselgelt X läheb hulluks. Michael Knowles teab, et ma fantaseerin kuningas Charlesist, see oli 1534 ja eriti 1688. Aasta vältimatu tagajärg. Ta teeb meie ajaloo üle nalja. Nii et kuningas Charles on usukaitsja, aga tundub, et enam mitte meie usu. Ma ei suuda uskuda, et ma seda ütlen, aga ilmselt on nüüd aeg monarhia kaotada, sest tagajärgi enam pole. Mis on monarhia mõte, kui see ei kaitse usku? Ma ei tea ühtegi teist riiki, kelle valitsev eliit oleks nii valmis oma riigi ajalugu ja traditsioone maha tegema või paistaks nii innukas olevat selle ainulaadset rahvusliku iseloomu lahjendama ja muutma seda mingiks ÜRO eelpostiks. See on lakkamatu. Meie kuningas on meid reetnud. Tere tulemast vaatama järjekordset Vext Vicker saadet koos minuga, pastor Chris Wicklandiga. Täna olen ma siin Londonis. Nagu näete, on kõik minu ümber. Nad ei ole rahul. Tema majesteet kuningas Charles on reetud oma vande olla usukaitsja, muutes selle tähendust ühest tõelisest kristlikust usust mingiks globalistlikuks jamaks. Kuid mitmeusupoliitika ei ole mitte ainult reeturlik, vaid ka ketserlik ja pluralistlik tegu, mis väärib troonilt kõrvaldamist. Kuninglik perekond on monarhiat muutnud. Ainult rahvas on paanikas, nagu nad ka peaksid olema, sest taas kord tekib küsimus, mis toimub Ühendkuningriigis? Ja nii paljud inimesed on pannud oma lootuse ja usu sellesse, et monarhia seisab selle religiooni kaitsel, mis peaks kaitsma riiki, väärtusi, neid juudi kristlikke väärtusi, millele Ühendkuningriik on rajatud. Ja nüüd tuleb ta välja ja ütleb põhimõtteliselt, ei, teeme lihtsalt islamile järeleandmisi. Ja kõik, mis toimub koos valitsusega, koos nende laste seksuaalse ärakasutamise jõukudega ja nüüd ka see paneb inimesi tundma, et toimub midagi palju kurjemat. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.